Tere õhtust! Mul on suur au ja väga meeldiv siin teie ees olla, esindamaks planeerijaid. Ja tegelikult väga palju selliseid olulisi küsimusi, mis on seotud siis põllumaade väärtusega ja käsitlusega planeeringutes, mis on halvasti ja mis on hästi. Et on tegelikult juba eelmistes ettekannetes läbi kõlanud ja minu ülesanne polegi muud, kui seda siis võib-olla natukene teise rakursi alt, natukene üle seletada või üle rõhutada, sest olulisemad teemad, millest ka mina täna rääkida tahan, ka mõned näited, mis on siin täna juba välja toodud, on tegelikult ka minu ettekandes sees. Aga see, millest ma teile täna rääkida tahan, on võib-olla natukene laiemalt planeerimisest, et mis on tegelikult planeerimise roll. Et see on siin ka mitte ainult võrreldes sellist nõukogulikku maestro planeerimist, kuivõrd ka Eesti Vabariigi sees on see roll ka siin aastate jooksul täienenud, et ka planeerimissüsteem ja planeerimisregulatsioonid ja ka parim praktika on muutumises. Ja nendest muutustest ja planeeringu ülesannetest, miks ühiskonnale seda vaja on, et sellest võib-olla natukene räägiks. Ja siis räägiks ka võib-olla natukene oma rakursist põllumajandusmaa kui väärtuse käsitlusest planeeringuprotsessis, mismoodi seda käsitletakse, mis on hästi, mis on halvasti, koos mõningate ettepanekutega ja siis tooksin ka mõned näited. Ja võimalikud ka soovitused. Kõigepealt planeerimisest rääkides peaksime alustama planeerimisseadusest, mis planeerimistegevust Eesti Vabariigis reguleerib. Ja nagu te näete, siin kehtivas planeerimisseaduses on öeldud, et ruumiline planeerimine on eelkõige selline demokraatlik tasakaalustav protsess ja mis on selle mõte, on see, et on sisuliselt ühiskonnas ju väärtuste kokkulepe erinevatel tasanditel. Ehk siis on see, et me lepime kokku, mis on meil väärtused ja mismoodi me neid tulevikus kasutame. Ehk siis on see, et põllumaa kui väärtus on üks väga oluline väärtus teiste väärtuste kõrval. Et siin on väärtuseks on inimese eluase, siin väärtuseks on meie olemasolev asustusstruktuur, väärtuseks on väärtuslik põllumaa, väärtuseks on puhas vesi, väärtuseks on näiteks loodusväärtused, loodusrikkus või elurikkus on väärtuseks. Ehk siis on see, et planeering on ühiskondlik protsess, mis tegelikult erinevate väärtuste vahel peab saavutama tasakaalu, ehk siis me peab olema tasakaalustatud kokkulepe selle kohta, mismoodi me oma arengut edasi tahame näha. Ehk siis on see, et seda kokkulepet tehes me ei saa tegelikult ühte väärtust arvestada teise väärtuse hinnaga. Ja kui me vaatame seda põllumaa kontekstis ka mõnede näidete puhul edaspidi, siis siin on näiteid ka nii ja naapidi. Nüüd on oluline see, et planeering on vastavalt seadusele ka mitmeastmeline. Ehk siis on see, et kõige üldisemad kokkulepped tehakse üleriigilises planeeringus ja sealt siis, kui üleriigilise planeeringu mastaabis lendab ainult lennuk, eks ole, siis maakonna planeeringu kõrguses juba lendab mõni kotkas ka, äkki mõni kõrgemalt lendav lind, et siis see lennukõrgus läheb järjest allapoole, kuni siis me tegeleme päris detailsete aspektidega detailplaneeringus, mis on siis, mille eesmärgiks on lähiaastate arendustingimuste kokkulepe ühiskonnas ja sealt edasi siis me räägime juba siis ehitusplaneerimisest või ehituskorraldusest või siis projekteerimisprotsessist. Nüüd võib-olla, mis puudutab väärtuslikku põllumaad, siis võib-olla 2 planeeringu taset on siin tegelikult kõige olulisemad, mida me peame silmas pidama, on maakonna planeering, siin ka tegelikult praeguse praktika kohaselt maakonna planeeringu teemaplaneeringud, ja siis ka üldplaneering, mis on tegelikult just need planeeringu tasemed, kus tegelikult põllumaa väärtust käsitlevad kokkulepped sünnivad. Ehk siis on see, et nendel planeeringu tasemetel toimub siis erinevate väärtuste kasutamise ja arvestamise vahel kokkulepete sõlmimine ühiskonnas.
Nüüd, kui me urgitseme seaduses edasi, siis me oma õnneks ikkagi näeme, et põllumaa kui väärtus leiab ka planeerimisseaduses mõlemal planeeringu tasemel äramärkimist, ehk siis planeerimisseaduse paragrahv 7 ja paragrahv 8 ütlevad siis, seavad vastavalt siis maakonnaplaneeringu ja üldplaneeringu ülesanded, ja kus siis me võime näha, et seal lisaks muudele väärtustele me peame siis jälgima väärtuslike põllumaade säilimist ja säästlikku kasutamist, ehk siis seaduses on ta mustvalgel kirjas, kuid nagu ka hiljem näeme, siis see praktika võib-olla päris igal pool nii ühtlane ei ole, et võime öelda seda, et kui maakonnaplaneeringutes, enamustes maakonnaplaneeringutes väärtusliku põllumaa mõiste ja regulatsioon on sees, siis üldplaneeringute puhul on see praktika mõnevõrra hüplikum ja põllumaad kui väärtust me sellise lausalise praktikana käsitleda ei saa, et siin on ka üsna olulised sellised regionaalsed erinevused. Näiteks. Ja nüüd oluline on muidugi ka regulatsioonidest rääkides see, et planeeringu seadustik on hetkel muutumise faasis, ehk siis koostamisel on uus planeerimisseadus, kus õnneks on väärtusliku põllumaa regulatsioon jällegi maakonna planeeringus käsitlevate teemade hulgas. Vähemalt praeguses redaktsioonis, ma vaatasin eile õhtu värskelt läbi septembrikuu redaktsiooni, mis on minule käesolevatest kõige värskem, et seal sellises sõnastuses ta veel sees on, et me loodame, et see loetelu säilib sellisena ka seaduse vastuvõtmiseni, et väärtuslik põllumaa kui väärtus on planeerimisseaduses kajastatud taaskord nii maakonnaplaneeringu kui ka üldplaneeringu tasemel ja praegu hetkel novembris, detsembris on Siseministeeriumis kokku kutsutud töörühmad, mis hakkavad tegelema juhendite, maakonnaplaneeringuid ja üldplaneeringuid rakendavate juhendite koostamisega ja üks töörühm, mis novembris, detsembris kindlasti kokku tuleb, on asustust ja maakasutust puudutavate küsimuste töörühm, kuhu tegelikult on kaasatud ka põllumeeste esindajad, nii et tagada seda, et põllumajandusküsimused oleksid jätkuvalt planeerimispraktikas hästi esindatud, selleks on praegu väga hea hetk, sellepärast et mida rohkem põllumaa väärtustamise mõtted ja praktikad nendesse juhenditesse jõuavad, seda paremad saavad olema sellest aspektist lähiaastate planeeringud. Kuid loomulikult ma olen ka nõus nende eelkõnelejatega, kes on öelnud seda, et kui vaadata nüüd planeerimisregulatsiooni mitte ainult põllumaa lõikes, vaid ka teiste väärtuste lõikes, siis tegelikult kergem on kirja panna, kui seda rakendada, ehk siis on see, et viga ei ole mitte niivõrd seadustes ja selles, kas meil üks või teine väärtus on, kui hästi või halvasti seadustes kirjas, kuid tegelikult praktika kipub olema natukene teisiti, ehk siis on see, et kitsaskoht ei ole mitte seaduse sõna või seaduste kvaliteet, kuivõrd nende rakendamine, ehk siis taaskord me jõuame planeeringus sama tõdemuseni, mida ka, ma ei tea, kas eelmine või üle-eelmine kõneleja rõhutas, et kes, mis väärtusi, kuidas, mis hetkel peab arvestama ja kes selle otsuse teeb, et milline väärtus näiteks on oluline, et see on nüüd küll väga ebaselge. Ma lähen kohe varsti mõningate praktiliste näidete juurde, kus ma selliste valusate valikute tegemisest räägin ka mõningate praktiliste näidete varal. Mida siis üldkokkuvõtteks võib öelda? Võib üldkokkuvõtteks öelda seda, et
valdavalt maakonnaplaneeringutes on väärtuslik põllumaa kajastatud, regulatsioonid toimuvad sedapidi, et maavalitsused on järelvalvajaks, et vastav teema oleks ka korralikult käsitletud üldplaneeringutes ja selleks atribuudiks maakonna planeeringute puhul on maakasutust ja asustust suunavate teemaplaneeringutes kajastuv väärtusliku põllumaa määratlus, mis siis kandub üle alamatesse planeeringutesse ehk siis üldplaneeringute kaudu detailplaneeringutesse, et selline on põhimõtteline regulatsioon. Kuid üldplaneeringutes, nagu ma ennegi ütlesin, on see kajastatud üsna lünklikult. Mõlema planeeringu puhul on selle määratluse aluseks reeglina mulla boniteet ja kõlviku suurus ja terviklikkus on sellised põhilised kriteeriumid, mille alusel need määrangud toimuvad. Ja mis on üldplaneeringute puhul oluline, on see, et võib välja tuua sellise regionaalse seaduspära näiteks, et kui Põhja-Eestis pigem on tegemist alareguleerimisega, siis Lõuna-Eestis kipub olema juba tänapäeval ka selliseid ülereguleerimise näiteid, kus üldplaneeringutes on võib-olla väärtusliku põllumaa käsitlus planeeringutes kohati ka liiga range. Ma toon ka Põlva, Võru, Valga maakonna puhul ka ühe näite, millest ma lõpupoole räägin. Ehk siis on see, et me võime seda regulatsiooni ütleme niimoodi, et seal on arenguvõimalused, kuidas regulatsioone, kuidas väärtuslikku põllumaad planeeringutes kajastada, teha paremini praktiliselt rakendatavaks. Kuid mida üldkokkuvõttena võib öelda, on see, et planeerimisprotsessis on väärtuslik põllumaa pigem kui piirang, mitte kui ressurss, mille peal tegelikult teha ühiskonna arendamiseks olulisi otsuseid, mis on võib-olla kõige olulisem tähelepanek. Nüüd sellise üldise sissejuhatuse järele ma võib-olla tooks mõningaid praktilisi näiteid, mille abil on seda eelnevat juttu mugavam illustreerida. Et toodud kaart on siis Harju maakonna planeeringu teemaplaneeringust, kus te näete need helekollased ja tumekollased laigud, siin on põllumaad, et sellisena ta praegu on kehtivates maakonna planeeringu teemaplaneeringutes, mis on pärit juba enamalt jaolt 90ndate lõpust, ehk need planeeringud on üsna vanad ja siis nüüd uuest maakonna planeeringute koostamise ringis lähevad nad kõik ülevaatamisele, mis nüüd võib nii maakonnaplaneeringute kui ka teemaplaneeringute koostamispraktika puhul, näiteks põllumaa temaatika puhul, mitte ainult põllumaa, vaid ka muude maakasutusotstarvete puhul tuua ühtse probleemina, mida rõhutakski üle, mida ka siin üle-eelmine kõneleja rõhutas, on lähteinfo kvaliteet, ehk siis on see, et maakonnaplaneeringute rakendamise puhul on tulnud ka välja see tõsiasi, et see lähteinfo kvaliteet ei ole sageli selline, mis oleks planeeringu rakendamisel või koostamisel selliseks hõlbukstavaks teguriks, et see sama probleem on tegelikult ei ole Eesti Vabariigis oluliselt paranenud, ehk siis see, mida ka eelkõnelejad on rõhutanud, et milliste andmebaaside alusel ikkagi planeeringuid peaks tegema, on ja kuidas saada võimalikult täpseid andmeid, on endiselt probleemiks. Ma toon konkreetse näite, et ma osalen Pärnu üldplaneeringu koostamises juba teist ringi. Eelmine üldplaneering koostati 2000. aastal, praegust üldplaneeringut koostatakse, mõlema planeeringu puhul vältas tugiplaani koostamine, mis siis peaks tuvastama selle, milline on aktuaalne olemasolev maakasutus, võttis aega pisut üle aasta. Ehk siis on see, et
tekib samasugune sarnane fundamentaalne probleem, et kui meil ei ole head infot, siis meil on väga raske teha kaalutletud ja häid haldusotsuseid. Nüüd järgmine näide on alles mõni nädal tagasi kehtestatud Harku valla üldplaneeringust, mis on siis kaua tehtud kaunikene, teda tehti natukene üle 10 aasta, ehk siis vaidlemist ja kokkuleppimist oli päris kõvasti, et see pilt on nüüd siis 2003. aasta seis. Tüüpiliselt tolleaegsetele Tallinna lähivalla planeeringutele oli siis oluline osa põllumaast kõik elamumaad täis planeeritud. Siin on nüüd 2009. aasta seis, nagu te näete, on see kõik juba hoopis teist värvi, ehk siis on see, et õnneks ei ole selline buumiaegne optimism nagu jäänud paljudesse üldplaneeringutesse ikkagi pidama, vaid ka väärtusliku põllumaa seisukohalt on selline, ütleme, liiga optimistlik selline elamumaa arendus taandunud ja need planeeringud, mida hilisem on kehtestamisaeg, seda suuremat realismi nad endas sisaldavad ja mis muidugi põllumaade käsitluse seisukohalt on ainult hea, sest nagu ka eelpool kõnelejad on ju rääkinud, ei ole ajalooline asustus ju tekkinud kuskile mujale kui kõige väärtuslikumate põllumaade juurde, nii et selles mõttes see, et kui rääkida põllumaade kaitsest planeeringu kontekstis, siis võib-olla mingisuguse eraldi medali peaks Masule äkki andma. Nüüd järgmine näide, millest on ka eelkõnelejad rääkinud, on selline terav problemaatika, mis on seotud erinevate joonobjektide planeerimisega, mis puudutab gaasitrasse, mis puudutab teekoridore, mis puudutab mainitud raudteenäidet. Raudteenäiteid meil Eestis väga palju ei ole, see on üle hulga aja vabas Eestis tegelikult esimene pikem raudtee. Siis nagu eelpool kõnelejad on ka öelnud, siis senine praktika on ikkagi olnud selline, et see planeeringu käsitlus on, ütleme, väärtusliku põllumaa, mitte ainult väärtusliku põllumaa, vaid ka muude väärtuste suhtes mõnevõrra mehaaniline. Et see väärtus on meil de facto seal olemas, kas seda keegi kasutab ja milline selle kasutamise realism on pärast selle planeeringu realiseerumist on olnud mõnevõrra teisejärguline. Siis ütleme niimoodi, et selle planeeringu puhul, mitte ainult konkreetselt Rail Baltica planeeringu puhul, vaid ka mitmete joonobjekti planeeringute puhul on räägitud suhtumisest põllumaasse ikkagi niimoodi, et me vaataks ka, milline on selle maa reaalne kasutus. Ma ei räägi ainult põllumaast, vaid ka tegelikult näiteks metsamaast, et kas selle maa reaalne kasutus säilib samaväärsena, kui ta tegelikult on enne projekti alustamist või projekti elluviimist, mis on üsna põhimõtteline muutus. Ehk siis on praeguseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium näiteks Rail Baltica protsessi raames kokku kutsunud töörühma, mis alustaks siis reaalsete kompensatsioonimehhanismide üle arutelu, et mis on küll võrreldes senise praktikaga päris uudne lähenemine. Et mis puudutab ka nüüd eelkõneleja poolt räägitud, et alati ei pea see joonobjekti määratlemine tähendama maa võõrandamist, vaid tegelikult midagi, mille nimi oli Vene ajal maakorraldus, kuid millel nüüd korralikku terminit ei olegi. Keskkonnamõju hindamise keeles on ta laias laastus leevendavate meetmete pakett, mille sees on siis maakorralduslik komponent. Et
korraldada maa niimoodi, et moodustuksid siis seniste põllumajanduslike tervikute asemele uued tervikud. Et mina siin praegu ei oska pead anda, kas selle tööga ka kuskile jõutakse, näiteks kas või Rail Baltica töö raames, kuid lootma peab. Igal juhul on selline algatus hea ja võrreldes senise praktikaga, mis on olnud näiteks maanteede teemaplaneeringute puhul või maanteeprojektide puhul, siis näiteks Mäo ümbersõidu või näiteks Viitna ümbersõidu või mitmete muude maanteeprojektide puhul sellistest variantidest ju juttu ei olnud. Ja mõni põllumees rääkis seda, et saaks kuidagi selle variandi, selle tee minu maa peale, et siis saaks vähemalt maast lahti, muidu jääb mingisugune igerik või kõverik siia, mida ma pärast õieti kasutada ei saa. Et selline praktika kahjuks oli, et see on igal juhul asi, mis muutuma peab. Nende siin toodud jooniste illustratsiooniks võib-olla nii palju, et see on lihtsalt näide ühest illustratsioonikardist, mis on kokku pandud siis ka erinevate andmebaaside, mis on kõik siin eelpool kõnelejate poolt juba ette toodud. Et siin on PRIA andmestik kõige olulisem. Puhul siis põllumaade trassile ette jäävatest põllumaadest. Need konkreetsed näited on praegu siin Kehtna vallast. Nagu te näete, siis tegelikult Eesti on põllumaadega, põllumaid on üsna ühtlaselt üle Eesti, nii et võib-olla siin saab boniteedi puhul vahe sisse tuua ja kõlviku suuruse ja kasutusintensiivsuse koha pealt, kuid seda olukorda, kus ühte või teist joonobjekti trassi õnnestub tõmmata niimoodi, et väärtused puutumata sellest jääb, on väga raske. Ja loomulikult on see, et kui me rääkisime planeeringu kui kokkuleppe funktsioonist, siis metsameeste arvates tuleks minna põllu peale, põllumeeste arvates tuleks minna trassiga majandusmetsa inimesed ütlevad, et aga minge sinna veel sügavamale metsa, kus tulevad looduskaitse inimesed vastu ja kõik nad kolmekesi kokku ütlevad, et aga mingi üldse tiheasustusalale, et seal on juba olemasolev maakasutuse trassid, et seal loomulikult on müra ja vibratsioon, lammutab hooned laiali, nii et põhimõtteliselt siin sellist väga head reeglit ju ei ole, ehk siis on see, et planeeringu mõte ikkagi, nagu ma enne ütlesin, on kõiki väärtusi käsitleda tasakaalus. Nüüd üks selline võib-olla uut planeeringute koostamise ringi puudutav selline uuring tehti Valga, Põlva ja Võru maakonnaplaneeringute, uute maakonnaplaneeringute eeltööde raames, kus uuriti põllumajandust nüüd natukene kompleksemalt võib-olla, kui seda seniste maakonnaplaneeringute raames tehtud on. Ehk siis on see, et me ei vaata mitte ainult seda, et kus meil on maa on hea, boniteet on hea, vaid ka tegelikult see, et kui palju seal seda maa reaalset kasutajat on, et mis on tema majanduslik tähtsus, mitte ainult konkreetse ettevõtja või põllumehe jaoks, vaid ka tegelikult võib-olla natuke laiemalt ühiskonna jaoks, et kui palju ta annab kogukonnas töökohti ja nii edasi, et mis on nii-öelda põllumajanduse ja kohaliku põllumajandusliku elulaadi seos. Ja mis välja tuli selle uuringu tulemusena, oli just see, et vähemalt maakonnaplaneeringute mastaabis ja ka sealt edasi üldplaneeringutes peaks põllumaa väärtuse kasutamist vaatama märksa komplekssemalt kui seni. Mis puudutab ka näiteks põllumaa kui väärtuse sihukest üsna jäika fikseerimist üldplaneeringutes, mis tähendab seda, et peale otsese põllumajandusliku kasutuse seal nagu muud õieti teha ei saakski. Ma võib-olla natuke utreerin praegu.
aga küsimus on näiteks selles, et kas põllumees saaks põllumajandustegevuse kõrval ka näiteks turismimajandusega tegeleda või muude näiteks põllumajandussaadusi vääristavate tegevustega, siis ühel hetkel sellised väga jäigad planeeringud võivad muutuda takistuseks, et me ei reguleeri oma regulatsioonidega üle. Ehk siis on see, et vähemalt planeeringutes, nendes uute ringi planeeringutes, ütleme, meil on üks selline pikk planeerimistsükkel Eestis lõppenud ja algab siis maakonnaplaneeringute puhul järgmine selline uus tsükkel, siis üks õppetund, mida me olen saanud kas või näiteks põllumaade väärtuse mõistes, on see, et me ei pea vaatama põllumaad kui maad, vaid põllumaad kui koostöös elulaadi või põllumajandusliku tegevusega, ehk siis see seos, väärtuslik põllumaa, põllumajandus ja kohalik elulaad on see, mis annab palju tasakaalustatuma tulemuse, ehk siis on see, et me peame vaatama, et maapiirkondades oleks ikkagi töökohti rohkem, et seal ei oleks tegevus monofunktsionaalne, et seal oleks eripalgelisi töökohti rohkem, et võib-olla uue ringi planeeringute puhul on fookus natuke teiste kohtade peal, kui ainult see, et me väärtuslikku põllumaad kurjast ära ei kasutaks, näiteks röövarenduse puhul. Et see on ka võib-olla kõige olulisem, mis ma kokkuvõttuna nii tagasivaatavalt kui ettevaatavalt teile praegu öelda oskan, et kui on küsimusi, siis võin ka küsimustele vastata. Tänan tähelepanu eest.